Tere, head vaatajad, vaatama tagasi saadet Raudsaare dialoogid. Ja ma mõtlesin, et oleks tore lõpetada sügisest saatehooaega sellise ägeda feminiinse energiaga ja mul on rõõm tervitada tänast külalist Triin-Katariina Tammertit. Tere, aitäh, et kutsusid. Just. Ja me räägime loomulikult kirjandusest, aga räägime inimestest ja võib-olla ka natukene filmist, sellepärast, et kui ma mõtlen sinu elule, siis selle põhjal saaks teha juba ühe väga ägeda filmi. Miks? Tulla Tallinnast, mis on ju ikkagi metropol, nagu me näeme siin enda selja taga, kõrghooned ja kõik muu, glamuur, Võrru ootamatult. See on ju täitsa hull värk. See on anomaalia. Nii. Ja selles mõttes ma tegelikult muidugi usun, et minu elus saaks juba päris mitu filmi või vaata, mul on ilmunud 7 raamatut, et nagu nende põhjal juba 11 saaks. Aga Võru tõesti, ma olen kirjutanud praeguseks Võrust 2 raamatut ja pärast esimest raamatut sõbrad, kes algul, kui ma läksin, küsisid, et kaua see jama kestab, kas sa läksid segi, miks sa kolisid Võrru, siis pärast esimest raamatut oli siuke, et kas sa nüüd tuled tagasi. Ja ma ei tea, nüüd pärast teist raamatut nad väga enam ei küsi, nad vist hakkavad lootust kaotama, aga ma olen ise ka üllatunud, aga mul on seal jätkuvalt nii tore. Aga mis on, ma ei pea muidugi võrulastele kiitma, aga meie vaatajad ei ole mitte kõik võrulased. Ma olen ise ka väga palju Võrus käinud ja Võruga seotud, aga siiski ma pean küsima mõeldes ülejäänud vaatajatele, mis seal siis nii imetabast on? Ma arvan, et seal on väga palju minu jaoks see loodus, see keskkond, et ma väga palju jalutan Kreutzwaldi pargis, Tammula järve ääres rannapromenaadil, Katariina alleel, käin Katariina kohvikus. Kas sinu kirjaniku nimi on seotud sellega, et seal on Katariina allee, Katariina kirik ja selle Võru linna asutas ju Katariina käis rinna? Ja Katariina Suur. No tegelikult kirjaniku nimi oli enne, et see oli 2013, kui ilmus minu esimene romaan Lenda minuga, et siis ma tegelikult võtsin selle nime, sest see tundus mulle nagu võimsam versioon Triinust. Aga huvitav on tõesti see, et need kohad, kus ma olen elanud, minu juured on Muhus, seal on Katariina kirik, siis eks ole, ma olen sündinud, kasvanud Tallinnas, kus on ka Katariina kirik ja siis ma kolisin Võrru, kus on tõesti Katariina kirik, allee, kohvik, võib-olla midagi veel, skulptuur. Aha. Nii, aga nüüd tuleme selle Tallinnast Võrru kolimise juurde tagasi korraks, et palju kaugemale enam ei saagi kolida ju. Võib-olla tõesti Jaan Tätte tuleb meelde, kes läks Vilsandile, kust on veel raskem tulla kuhugi suurde linna, aga kes ei ole seda kogenud, siis ta võiks proovida, kuidas on tulla näiteks ühte hommikusse telesaatesse Võru linnast, Terevisiooni. Ma kahtlustan, et siis peab tulema eelmisel õhtul valmis. Nii, sest kuidas üks Võru inimene sõidab Tallinnasse, kui ta autoga ei lähe? Ja autoga on juba praeguseks päris hea, sellepärast, et seda kiirteed Tallinna-Tartu maanteed on, eks ole, pikendatud seda 4-realist osa kuni sinna Põhjakani ja siis tegelikult tegi selle autoliiklusega kiiremaks ja sujuvamaks see viaduktilaadne asi, mis tehti sinna Lõunakeskuse juurde Tartus. Aga ühistranspordiga see on õudne agoonia, sellepärast, et näiteks Lux Express bussid sõidavad Võrru ligi 4 tundi Tallinnast Võrru ja Võrust Tallinna ja see on siuke tunne oma kodumaad retke, et sind viiakse ka Kanepisse, mõnikord Otepääle, mõnikord Põlvasse, kindlasti Tartusse, et see on siukene üsna piinarikas protsess, et mina eelistan enamasti, kuna ma liigun koos oma koeraga sageli, siis mina eelistan seda varianti, et ma sõidan Tallinnast Põlvasse või Põlvast Tallinna rongiga ja siis keegi tuleb mulle sõpradest autoga Põlvasse vastu. Põlva ja Võru vahel on siis see on umbes 25–30 kilomeetrit, eks ju. Kui ma ei eksi, see oli kusagil 2016-2017 aasta paiku, kui sa Võrru läksid. See oli 2016 lõpp, ja. Ja see ei olnud mitte lihtsalt sinna minek, vaid sa ka hankisid maja. Ja ei ole ka väga tavapärane siis, et üks naisterahvas hakkab möllama maja ehitusega ja mitte lihtsalt, vaid kõvasti ja pärast veel kirjutab raamatu ka sellest. No tegelikult, kui ma algul läksin, siis ma siiski kõigepealt rentisin korteri ja siis ma nagu kulgesin seal päris tükk aega niisama, aga jah, ma kuidagi unistasin kogu aeg, et mul võiks olla mingi tore oma pesa, sest et minule meeldib väga Võru vana linn, see siukene puidust, võluvat puitarhitektuuri, värvilisi nunnusid, väikseid maju täis osa, vaiksed tänavad, aiad,
palju rohelust ja lilli, noh, mitte praegusel aastaajal, aga et ma vaikselt kogu aeg vaatasin seal ringi ja otsisin seda oma kohta ja siis ma tõesti leidsin ühest tsaariaegses majas kõigepealt ühe ja siis teise korteri ja siis ma kuidagi sain haaratud üle pea selle maja renoveerimisse, ehk siis, et kuna see on muinsuskaitsealal, siis leidsin mingid toetuse võimalused ja sellest kujunes niisugune seiklus, et ma tõesti pidin sellest raamatu kirjutama. Just, ja sellest sa oled kirjutanud tähelepanuväärse raamatu Kaneelimaja ja paradiisiaed. Jah, seda muide on, 2024. mul on päris palju olnud neid raamatukogu kohtumisi ja raamatuklubid on mind külla kutsunud ja siis huvitaval kombel seda on päris palju võrreldud selliste teostega nagu Toskaana päikese all ja Aasta Provence'is. Väga hea. See ennetab praegu minu tähelepanekuid, et teatud sarnasus on tõesti siin olemas, et kus inimene tuleb kohale ja siis ta kirjeldab, kuidas ta hakkab seal ämbritega midagi välja tassima ja mis ta siis seal leiab ja millised vaevused ja jubedused on ja milline rõõm lõpuks on, kui see kõik valmis saab. Et muidugi mulle tuleb meelde ka Gerald Tarell, keda ma veel lisaksin, tema Korfu saare teostega, kus ta ise küll ei renoveerinud otse midagi, aga oli palju selliseid huvitavaid tähelepanekuid. Ja ma väga armastan neid raamatuid ka. Aga mind huvitab nüüd kohavaimu teema väga nendes saadetes ja kuidas sa tundsid, et just nimelt see maja on see, kus sa tahad elada? Tead, see on huvitav, et see esimene sügis, kui ma Võrru kolisin, ma juba siis vaatasin kinnisvara ja tol ajal olid Võru korterid väga odavad. Selles mõttes, et ikkagi seal võis saada täitsa korraliku sellise vana puumaja korteri, ütleme mingisuguse 20–30 000 euroga ja nagu kuna minul on tegelikult see, et ma kunagi Tallinnas elades, ma käisin hästi palju Haapsalus ja Pärnus suvel ja kunagi 2000-ndate alguses ma vaatasin Haapsalu kortereid, mis maksid ka siis üsna vähe ja nüüd ma näen, kuidas need maksavad 6-kohalisi summasid, aga tookord mul kuidagi ei olnud seda raha, mul ei olnud ka seda pealehakkamist ja siis see jäi tegemata ja siis kuidagi see Võru tundus nagu uus võimalus, aga minu jaoks see käis hästi naiselikult, selles mõttes, et kuidagi ma lihtsalt tundsin selle, ma tegelikult kui ma esimene sügis juba vaatasin, see korter oli müügis juba siis, et ta vahel vilksatas seal kinnisvaraportaalis, vahel mitte, aga sellel maakleril oli minu meelest tol ajal Tartus rohkem teha ja siis ta ei jõudnud mulle seda näitama, nii et ma jõudsin seda korterit vaatama alles pandeemia kevadel 2020 ja siis oli see, et ma läksin sinna sisse ja ma vaatasin seda korterit ja mul oli see väga tugev teadmine, ma ostan selle korteri ära, kusjuures ma olen Eesti kirjanik, eks ju, et selles mõttes mul palju raha ei ole? No selliselt mul siiski ei vedele nagu ka siis ei vedelenud pangaarvel selliseid summasid, mille eest lõdvarandmega kortereid osta, aga kuidagi elu kandis ja nagu elu soosis ja tulid need võimalused. Nii kipubki olema kuidagi. Selle kohta mõned ütlevad, et see on Silva meetod, et kujusta, mõtle asjadele, mida sa tahad ja siis need asjad tulevad sinu juurde ja avanevad. Kuidas see täpselt käib, mina ei oska öelda, aga mõnikord ma olen ka niisugust asja kogenud. Aga nüüd sul on selline tähelepanek, ma nüüd ei suuda meenutada, kas see on kirjanduslik tsitaat või lihtsalt tähelepanek elust, et sulle meeldib olla õnnelik ning elada täna, siin ja praegu head elu iga päev. See tähendab antud ajahetkes olemist ja sellest rõõmu tundmist, mis on ka seotud selle kohavaimuga. Enamasti inimesed ikka muretsevad, et mis neist saab ja tolle hetkel, kui sul ju raha ei olnud, kas ei tekita maohaavu? Tead, see väga huvitav, et mul oli vankum, ühesõnaga ma leidsin, ma kuidagi, eks ole, manifesteerisin selle raha, et see korter osta ja siis ikkagi minu kaaslasele mõned nagu mehed nagu avaldasid kaastunnet, et umbes, et et nüüd siukse portsu otsas, et naine ostis, eks ole, sellise asja ja siis minu see kaaslane kohe nagu pigem nagu distantseeris ennast sellest projektist, nii et see oli täiesti minu projekt, aga mul oli vankumatu usk, et ma saan sellega hakkama ja kui ma mõtlen selle teekonna peale, siis eks ma natuke hull olin, aga ma sain sellega hakkama. See on renoveeritud. Kas ma mäletan uduselt, et sa midagi põnevat sealt leidsid ka selle renoveerimise käigus? No see oli ikka selles mõttes, seal oli väga huvitavaid vanu ajalehti, tuli sealt tapeedi ja krohvi kihtide vahelt välja. Ma mäletan, oli üks mingi vana, ma ei tea, Rahvahääl või mis iganes see oli, kus oli väga tore pealkiri, et inimese kodu on ka kunstikodu. See sobis minu tegevusalaga, eks ole, kohe väga hästi. Aga ma leidsin see on ju sügava mõtteline. Jah, aga ma leidsin ka ühe selle
tala sees oli niisugune süvendatud avaus ja ma leidsin sealt tõesti midagi, mis nägi välja nagu mürgiampull. Ja kuna see maja on suhteliselt linnaservas, siis ma tegelikult mõtlesin, ja seal oli niisugune salauksega katusealune konku, kus tegelikult oli mingi lavats, et mul hakkas muidugi see fantaasia kohe lendama. Ma mõtlesin, et võib-olla kunagi, kuna see maja on, eks ole, tsaari ajast umbes aastast 1910, siis ma mõtlesin, et võib-olla nagu nõukogude ajal, eks ole, et võib-olla mõni metsavend käis seal aeg-ajalt nagu soojas ja kuivas peidus, aga ma ei tea. Lasid sa analüüsida seda ampulli? Ei, tead, ma algul nagu, mul oli see, et appi, ma nagu ehmatasin veits ära ja siis ma panin selle sinna tagasi ja siis ma arutasin seda sõpradega natukene, ma panin selle raamatusse, aga ma unustasin ta vahepeal ära ja siis, kui ma mingi hetk müüsin selle ülemise korruse korteri maha. Sinna ta jäi. Ja ma unustasin selle ära ja ühesõnaga minu meelest vist siis, kui ma olin juba müünud või müümas, siis ma käisin korra vaatamas, aga seal oli igasuguseid nagu, seal oli ikkagi mingit lõhkumist ja mingeid töid ja seal käis neid töömehi, et tegelikult see nagu kadus ära mingi, et lihtsalt. See on just põnev, et mingi asi jääbki müstiliseks ja lahendamata, et me võime mõelda, et kuidas ta oli, kas ta oli niipidi või teistpidi. Aga nüüd, kuidas sa jõudsid selleni, et olla õnnelik antud ajahetkes? Tead, minul on kuidagi see soov olnud alati, et võib-olla see on seotud sellega, et ma olin päris üsna väike, üsna laps isegi, kui vaata Eesti sai vabaks, hakkas ilmuma igasuguseid põnevaid eneseabiraamatuid ja niisugust psühholoogia sugemetega kraami ja mu ema tõi seda päris palju koju. Ma ei tea, kas ta ise ka kõik läbi luges, aga mina olin niisugune võib-olla algkooliealine, aga see oli kõik väga huvitav, eks ole, igasugust kahtlast kraami oli seal. No selles mõttes, et kuidas võita sõpru ja mõjustada inimesi ja siis mehed on Marsilt, naised Veenuselt, millest ma ei mäleta liiga palju, aga mis kindlasti ka nagu pani nagu mõtlema. No selliselt, aga selliselt seal oli igasugust värki, aga see ilmselt mind nagu huvitas see teema ja kuidagi ma tean, et kuskil ikkagi 2000-ndate algusest või kui ma alustasin oma iseseisvat elu, et ma ei tea, mul on ju alati olnud kalduvus nende teemade üle mõelda ja siis hiljuti üks Võru tuttav saatis mulle sellise soovituse või mingi meemi, mis nagu ütles, et umbes, et kuidas nagu romantiseeri oma elu, et tead umbes, et joo kohvi hommikul, ma ei tea, ilusas kohvikus, ilusas tassist, naudi ilusaid vaateid. Mul oli nagu see, et kuulge, ma olen seda teinud aastast 2000, kui mitte veel varem, sest et tegelikult me elame ju selles igikestvas tänases. Kogu aeg on see, et sa ärkad hommikul üles, sul on see tänane päev, et eile on läinud, homne on niisugune lubadus, eks ole, et minu meelest see on ka üks asi, mida minu meelest natukene õpetab see sõjahirm, et kui siin nagu võib-olla mõned eestlased väga nagu hakkavad oma tagalat ja tulevikku kindlustama, me keegi ju ei tea, mis tulevik toob, et selles suhtes minu meelest hästi oluline on elada täna nii, et ei kahetseks midagi. No mulle meeldib väga Martin Lutheri ütlus, kes ütles umbes nii, et kui ma tean, et homme maailm lõpeb, siis ma istutan täna õunapuu. Et elada ajahetkes, aga ikkagi natukene mõelda tulevikule, et kunagi tuleb keegi, kes sööb neid õunu ja neid õunu on võimalik süüa Vana-Võru maantee ääres, kuhu omal ajal istutati õunapuid, et nendel, kes vankriga sõidavad, autosid siis ei olnud ju, või hobustega kulgevad, oleks võimalik sügisel noppida õunu. Kas pole tore mõte? Ja see on ka muide väga õige, et seda tasakaalu on vaja leida, et selles mõttes näiteks Kristi Saare jagab Instagramis seda rahatarkust ja minu meelest ta teeb väga tänuväärset tööd, ja mulle isest väga meeldib tema konto, see on väga nagu silmaringi laiendav, aga samas minu meelest seal on just see, et kui ta ütleb, et peaks teenima rohkem ja siis saab oma säästuprotsenti kõvasti nagu suurendada, siis nagu minu meelest ikkagi ma olen mõelnud selle üle, et kus see tasakaalupunkt on, et see on väga nagu see tunnetamise küsimus, et ikkagi siin ja praegu tuleks ka nautida, aga loomulikult ei tohi olla ilmselt ka nii vastutustundetu, et ainult sellele keskenduda. No aga see on ju seotud julgusega, kus sa seda julgust võtad, et julgust on siin mitmes momendis olnud, üks on see Võrru kolimine, millest me juba rääkisime, maja ostmine, aga minu meelest kõige suurem julgustükk on olnud kirjanikuks hakkamine. Sellepärast, nagu me leidsime, ega kirjanikud ei ole kõige rikkamate killast, kui palju kirjutada, siis muidugi ikka natukene sisse tuleb ka, aga üldiselt meie keelekeskkond on ju väike. Meil ei ole miljonilisi tiraaže. See on tõsi ja ma olen alati mõelnud selle peale, minul on alati olnud see unistus ja visioon, õnneks tänaseks minu esimene romaan on tõlgitud hispaania ja inglise keelde. Inglise keelde tõlkisid sa ise?
Inglise keelde tõlkisid sa ise? No selles mõttes, et ma kasutasin jah üsna neid nagu moodsaid võimalusi, mis nüüd on tekkinud, eks ole, aga mul oli väga hea toimetaja. Okay. Kuidas neil läinud on? No see on see osa, et väga tore, et need raamatud on olemas, aga minu jaoks turundus ja eriti eneseturundus ei ole väga lihtne ega väga armastatud tegevus. Nii et... Aga miks nii? Sa oled ju tegelikult osav ikkagi selles asjas. Kui ma vaatan sinu CV-d, siis sa ju tegelesid Estonian Airis omal ajal sotsiaalmeedia turundusega ja Indaim ajakirja tegid. Mul on mõned eksemplarid sellest ajakirjast isegi alles. Ma ei tea, kas seda tohtis võtta, aga ma võtsin mõned kaasa lennukist. Me panime sinna järjest suuremalt nurga peale seda kirja, et see on sinu tasuta koopia ja sa võid selle kaasa võtta. Okay. Aga no tead, ma ikkagi naudin kõige rohkem seda kirjutamist, et ka seda pardajakirja ma tegin väga suure rõõmuga ja teisi turundada lennundusest ma olen tollest ajast peale suures vaimustuses, nii et Estonian Airi turundada mul oli väga lihtne, sest et seda kandis lihtsalt see vaimustus sellest lennundusest ja samamoodi mul on väga lihtne soovitada ütleme igasuguseid häid tooteid, teenuseid, häid kohvikuid ma vaimustusega soovitan ja kiidan sõpradele, aga kuidagi, kui peaks hakkama ennast turundama, siis nagu kipub järsku kuskilt välja hiilima see eestlaslik tagasihoidlikkus. Aha, siia ma tahtsingi jõuda, et mille taha see siis jääb, et miks ei ole Kingsepal endal kingi, kui ta on eestlane turunduse mõttes? No see on ka see, et tegelikult Eestis ma isegi ju olen võib-olla olnud päris tubli või ma teen ikkagi mingit sotsiaalmeediat, ma blogin, ma teen midagi Instagramis ja Facebookis, ma üritan oma mingeid asju seal jagada, aga lihtsalt see rahvusvaheline raamatuturg, see on tohutult suur, mis tähendab, et ühelt poolt on tohutult võimaluste rohke, aga teiselt poolt ta on ka päris keeruline ja kui Eestis on lihtsalt see, eks ole, et sa saadad kirjastajale oma käsikirjase, kas sobib või ei, siis seal ingliskeelses maailmas on see agentide süsteem ja ikka on see, et see maailm on nagu tohutult palju kuidagi keerulisem ja ühesõnaga ma olen nagu optimist, et ma ikkagi vaikselt katsetan, aga see kuidagi ja selles mõttes ma tahtsin muidugi öelda ka seda, et Eesti kirjastajad, eks ole, viimasel ajal kohati hästi pessimistlikud, et umbes sel teemal, kas inimesed loevad ja võib-olla see on selles mõttes arusaadav, et raamatud on läinud tõesti väga kalliks ja need raamatumüügi numbrid on nagu on, aga minu meelest inimesed loevad tohutult, et selles mõttes, et ka Eesti noored loevad inglise keeles. Ma tean, et Võrus, nii Võru linna kui ka Võru maaraamatukogudes käib ikkagi korralik tihe liiklus ja elu, et minu meelest nagu loetakse küll. No ja, aga 2016 oli siis see hetk, kui sa ütlesid, nüüd ma hakkan raamatuid kirjutama elukutselise kirjanikuna. 2013 ilmus mu esimene romaan, aga pärast seda ma käisin veel Postimehes, töötasin, eks ole, suurepärases laupäevalises Arter. Aga jah, 2016 ma pühendusin raamatute kirjutamisele ja alustasin eksperimenti, et kui kaua ma püsin elus ainult raamatuid kirjutades. See kestab siiamaani? No toiduhindu vaadates siis võib-olla viimasel ajal on selline, et vaatame. See on siis päris pikk eksperiment, varsti saab 10 aastat täis. Ja selle 10 aasta natuke tagasi minnes, kuna me just leidsime, et esimene raamat tuli enne seda 2016. aastat. Mina sain kokku, et sa oled kirjutanud 7 erinevat raamatut, pluss siis väiksemat värki, novellid ja sellised asjad. Ma olen kirjutanud 7 raamatut, jah, selliseid lühivorme pigem jah, vähem. Jah, aga kas on novelli mõnusam kirjutada kui romaani või vastupidi? Tead, ma vist novelle isegi, ma selliseid lühiasju olen väga vähe kirjutanud. Mulle tegelikult väga meeldib romaani žanr. Ma armastan neid ka lugeda väga ise. Ja kui lühivormid, siis ma pigem juba kirjutan mõne arvamusloo või blogipostituse. Ja armastusromaani oled kirjutanud? Armastusromaane ja inspiratsiooniraamatuid. Ja see oli muide algusest peale väga teadlik mõte ja missioon, sellepärast, et ma käisin, eks ole, siin mõned aastad tagasi ka Tartu Ülikoolis kirjanduse doktorantuuris. Mul jäi küll see lõpetamata, ma tegin kõik õppeained ära, aga ma doktoritööni see hetk ei jõudnud. Aga mis juhtus, kas igavaks läks või oli teha nii palju? Ma mõtlesin, et äkki ikkagi mu romaane loeb rohkem inimesi kui doktoritööd. Ma kardan, et see on tõsi. Aga igal juhul siis seal ma läbisin tohutult toreda Eesti romaanikursuse, kus me lugesime siis ühe õppeaasta jooksul alates päris algusest igast kümnendist, alates 1885 siis umbes, lugesime ühe romaani ja tegelikult Eesti kirjanduses
on väga lustakaid leide, aga väga palju on ka ju seda süngust ja tumedust ja raskust. Ja mina alustasin konkreetselt selle missiooniga, et tuua seda sükest elunautimist, rõõmu, helgust, kergust Eesti kirjandusse. Muidugi selle hind on see, et seda žanri ei võeta tõsiselt. Ma arvan, et ma ei saa ka öelda, et mind tohutult nagu tõsiselt võetava kirjanikuna tunnustataks, aga ma ei tea, ega siis meie tunnustame küll selles mõttes igal juhul, et Postimees avaldab sinu kolumne ja nüüd neljapäevases lehes 11. detsembril ilmus järjekordne kolumn sinu sulest, et me avaldame küll hea meelega. Ja selle pealkiri on muidugi Paneme glasuuri ka. No kes siis ei teaks, mida see tähendab. Siin me võime minna selle kuulsa Lõuna-Eesti Võru turundusvideo juurde, kus siis see lause kõlas. Paneme glasuuri ka. Nii et sa kirjutad elust Eestis, elust Võrumaal ja nüüd siis ka sellest glasuuri panemisest seal. Et see on tekitanud ju päris kõva vastukaja, ma saan aru. Ja see tekitas väga palju vastukaja. See tekitas, minus see tekitas tohutult elevust ja ma tean, et minu Tallinna sõprades, kes tegutsevad ka, ütleme võib-olla ka selle sama turunduse ja reklaami ja mainekujunduse vallas, et ka seal nagu see levis nagu väga hoogsalt. Äkki me peame vaatajale lahti seletama lühidalt, millest me siin räägime, et kõik pole näinud võib-olla, et seal oli siis selline Võrut promov video, mille peategelane oli Birgitte Susanne Hunt. Ja üks Võlupäe ruudulises särgis noormees. Ja ruudulises flanell-särgis noormees ja siis näidati erinevaid kohti, millest võib oletada, et need kohad olid kuidagi seotud selle video rahastamisega. No tegelikult selle tellis vist Visit South Estonia, nii et aga õnneks näidati väga häid kohti Võrus, näidati Kubia spaad, väga hea koht, väga mõnus koht, näidati Stedingu majas Namma restorani, mis on kindlalt Võru kõige ilusam restoran, seal saab ka väga hästi süüa, kohvi, kooki. Koht, kus ma võib-olla jään erimeelsusele, see on see keskväljak, minu meelest see on kummaline. See on nagu Alice Imedemaalt, kus on mingid suured objektid ja ma olen seal väike päkapiks. Äkki see oligi nii mõeldud, ma ei tea. Võib-olla jah, ega me ei tea, mis liigub selle arhitekti peas, kes selliseid asju kavandab. Ja seal on need püramiidid, mille otsa inimesed autosid puruks hoidavad, aga iseenesest kõik muu, mida seal näidati, on ju suurepärane, et kes on käinud, on näinud, aga see klipp tekitas sotsiaalmeedias ikkagi pöörastormi, mida ma ei ole tükk aega näinud. Ja loomulikult see oli tehtud selliste hästi klišeelike kaanonite järgi, aga nagu Jeff Koons on meile kunstnik tõestanud, et kui mingisugust asja väga kitsina teha ja vint üle keerata, siis ta muutub juba ikkagi kunstiks tagasi, et see on nagu spidomeeter, autospidomeeter jõuab nulli tagasi, kui on miljon ära käinud. No mina sain ka aru, et see oli nagu, et see parodeeris Hallmarki natukene selliseid moosiseid klišeelikke jõulufilme ja selles mõttes ma tean, et mõned inimesed ütlesid, et see on nii halb, et see on juba hea, aga minu meelest tegelikult see oli nagu selline minnu ja helge ja naljakas ja tegelikult ju kui seda klippi vaadata, siis seal on näha, et nendel osalejatel endal oli ka väga lõbus. Jah, järelikult ta teenis eesmärki, kuna sellest hakati rääkima. Ja eesmärk ongi ju turunduses, kohaturunduses, et inimesed räägiksid ja tahaksid tulla vaatama, et mis seal siis on, et kas ikka päris on nii või ei ole nii. Ja põlvakad olid kadedad, selles mõttes, et seal põlvakate ja võrukate vahel ma päriselt ei ole sellest aru saanud, aga seal on mingi sükene rivaliteet ja siis põlvakad tegid vist mingeid selliseid meeme, kus oli nagu sellest jõulufilmist see Võru prints ja siis oli nagu pandud mingi viinapudeliga tüübipilt, et umbes, et see on tegelik Võru prints, et nagu nad olid nagu vist natukene häiritud sellest, et Võru paistis liiga heas valguses. Ma arvan niimoodi, et kui Võrul läheb hästi, läheb ka Põlval hästi, et need ei ole teineteisest väga kaugele asuvad kohad. Aga just see turunduse teema on sulle olnud ka südamelähedane, selles mõttes sa oled kirjutanud ja rääkinud palju sellist külalislahkus majandusest või kuidas see termin kõlaski? Ja mulle väga meeldivad, mulle on alati meeldinud kolada mööda häid kohvikuid, restorane, spaasid, hotelle, et mulle väga meeldib see valdkond. Tegelikult, kui ma sündisin, siis minu vanemad olid selle valdkonnaga seotud, nii et ilmselt nagu juured on seal. Tallinnas sündisid, eks? Tallinnas, ja. Just. Et tollastes Eesti parimates hotellides või peaks ütlema Nõukogude Liidu parimates hotellides, et
et ilmselt sealt on nagu see harjumus ja see armastus ja ma olen päris palju, ma olen iga aasta kirjutanud ülevaate sellest või üle aasta või iga aasta kirjutanud ülevaate sellest, kus Võrus süüa, sellepärast, et pärast seda, kui ma sinna kolisin, siis loomulikult kõik Tallinna sõbrad ja tuttavad ja ajakirjanikest sõbrad küsivad mu käest ja siis nagu ühel hetkel on lihtsam. No aga teeme reklaamiminutid, kus siis Võrus süüa? No Võrus selles mõttes, et hommikukohviks ikkagi minu meelest läbi aastate parima kvaliteediga ja stabiilse kvaliteediga on Katariina kohvik, mis on lihtsalt ülinunnu, väga head saiakesed, hea kohvi Katariina alle. Sul endal ei ole mingit puutumust sellega nimele mõeldes? Ei, ma lihtsalt käin seal nii palju, et ma tean, et siis kui see Kaneelimaja raamat ilmus, et siis pärast seda sinna kohvikusse olid läinud mingid prouad ja küsinud, et aga milline maja see kirjaniku maja siis on ja kui nemad ütlesid, et nad ei tea, siis nad põhimõtteliselt said riielda sellepärast, et neile nagu öeldi, et et mis mõttes te ei tea, ta käib ju siin saiu ostmas, et ja siis nad järgmine kord küsisid, nii et ma tunnen, et minu privaatsus juba on nagu pisut No hoiame seda nii palju kui võimalik siin saates, aga jah, et mis siis... Aga ühesõnaga muudes söögikohtades tegelikult ongi see Stedingu maja restoran, see on lihtsalt väga ilus ja seal saab ka täitsa hästi süüa ja siis päris huvitav uus sihukene pärl on... Ühesõnaga Kreutzwaldi tänava ääres on kunagine renoveeritud politseimaja ja sinna tehti hiljuti uus söögikoht, uus Aasia söögikoht Indigo ja siis ma kuulsin, et seal on, et sinna on tulnud Villa Thai ja Guru kokad, eks ole, mis on tegelikult Tallinnas minu 2 praktiliselt lemmik Aasia kohta. Väga-väga hea Aasia söök. Ja siis ma käisin seda proovimas ja seal sai tõesti super hästi süüa. Ja kusjuures minu need Tallinna lemmikud või Tallinnast nende restoranide menüüdest lemmikroad olid täitsa seal olemas, väga tasemel. Ja siis uudisimulik, nagu ma olen, eks ole, ajakirjaniku ja kirjaniku kutsehaigus. Ja siis ma küsisin selle ettekandja käest, et aga miks nad siia tulid või et Võru. Ja siis tuligi välja, et nad tahtsid teha oma kohta, aga nad leidsid, et Tallinna ja Tartu turg on juba nii täis Aasia söögikohtade osas, et siis nad tulid sinna Võrru ja ma väga soovin neile pikka iga, sellepärast, et seal saab tõesti väga hästi süüa. Aga kas nad suudavad ellu jääda? Küll on need liitlassõdurid, kes käivad, ma olin täitsa hämmastunud, ma käisin Ränduri pubis ja seal olid järsku kõik olid nagu mustanahalised ja sellised võõramaalasi oli kõvasti täis. Ma mõtlesin, mis nüüd toimub? Ja siis mulle öeldi, et kas aru ei saa, et need on ju meie liitlassõdurid. Mõtlesin, selge. Ja, aga minu meelest liitlassõdurid armastavadki eelkõige 2 Võru pubi, mis seal peatanaval üsna lähestikku asuvad. Et heades restoranides ma olen neid väga vähe näinud. Aga samas Aasia toitu vast nad ikkagi võib-olla ka kohati otsivad, ja ma saan aru, et neil on väga palju piiranguid või selles mõttes, et nad peavad minema üldiselt õhtul kella 10 oma väeossa tagasi, nii et me sõbrannadega oleme ära õppinud selle triki, et kui me tahame minna niimoodi välja näiteks sinna pubisse istuma, et me saame rahulikult ilma kohutava lärmi ja tähelepanuavaldusteta juttu rääkida, siis tuleb minna pärast 9, kui nad hakkavad Bolti tellima ja ära minema. Ja siis teine asi on see, et minu meelest nad kohaliku sööklubis ka pigem ei tohi käia, aga nad vist vahel natukene patustavad ka. Ahaa, et see on nagu piiratud neile. Aga kui me nüüd restoranidest räägime veel, siis ega head restoranid ei piirdu Võru linnaga, et seal on üks kultuslik koht, kui ma nime mäletan õigesti, Suur Muna, mis on Munamäe jalamil. See on imetore koht, see on tõesti ka, see on ka läbi aastate stabiilse kvaliteediga väga-väga tore koht, kohalik, värske, hooajaline tooraine, jumalikud koogid, lisaks nad teevad reede õhtuti filmiõhtuid. Ja aga seal on ju diskovets ka veel. Jaa. Mis on midagi väga omapärast. Ja ma tegin sellest hiljuti Instagrami riili, sellepärast, et see on 2. korrusel ja seda peab teadma, nii et inimesed võivad käia Suures Munas seal 1. korrusel kohvikus nii, et nad ei saagi teada, et seal on selline suurepärane atraktsioon. Mis seal siis juhtub, kui nad tualeti ukse enda selja taga kinni panevad? No tõmbad selle ukse kinni, vajutad seda lülitit ja siis hetkeks on pimedus ja segadus ja siis hakkab disko. Okei. Hakkab kõlama diskomuusika ja ilmselt siis ka diskovalgus. See valgusmäng, jah. No vot, see on küll äge. Aga kuidas ikkagi Võrumaa on nii huvitavaks muutunud? Ma mäletan oma esimesi külaskäike väga ammusest ajast, kui isegi ei olnud veel Eesti Vabariiki taastatud ja siis oli ju Võru selline üsna jumalast maha jäetud koht. Aga praegu on see juba ma ütleksin, et midagi niisugust, mis teeb varsti Tallinnale ja Tartule silmad ette. No Võru on ju olnud nii Eesti kui Läti pealinn muide.
Ahaa. Ajutiselt sõja ajal, aga siiski. Seda Läti asja ma ei teadnudki. Vot, mina ka ei teadnud, aga mulle kunagi öeldi, kui ma Võrru kolisin, mul oli ka, et mida, ja siis ma guugeldasin ja tõepoolest. Ja. Aga selles mõttes Võru on, no mina olen ka ju näinud Võrus erinevaid perioode, et tegelikult kui mina sinna 2016 lõpus kolisin, siis mind võlus seal väga just see siuke väikese kogukonna tunne, et oligi see, et läksid õhtul välja, siis sa nägid alati nagu tuttavaid, kui midagi toimus, siis kõik olid kohal, et selles mõttes tegelikult pärast seda, kui need liitlasväelased sinna kuskil 2022 vist nagu suuremas mahus maandusid, et pärast seda see õhkkond muutus ja mingi hetk nagu võib-olla ma proovisin jääda neutraalseks vaatlejaks, aga ütleme, need muutused ei ole olnud loomulikult kõigile meelepärased, et selles mõttes ma teangi, et et seesama, et need pubid on nüüd lärmakaid noori igat värvi mehi täis, et ma tean, et paljud kohalikud näiteks käivad seal vähem ja harvem. Nojah, aga meil on siin veel igasuguseid teemasid nagu Nursipalu teema ka, mis on kindlasti palju arutelu tekitanud, et me peame oma riiki kaitsma ja kusagil harjutama selleks, aga samal ajal tuleb teha seda nii, et inimestel nagu see rõõmu ära ei võta, et nad tunnevad ikkagi osadust, et mitte nii, et nüüd on mingid nagu teised asjad siin, kus me ei saa enam oma sõna öelda, et kuhu see kesktee tõmmata. Ma tean, et see on olnud väga keeruline ja väga palju arutelu tekitav teema. Ja no see ongi ja selles mõttes väga paljud inimesed valutavadki Võrumaa pärast südant ja mina olen seda ka teinud ja tead, mulle väga meeldib selline raamat nagu see 100-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus ja selle peategelasel oli see elufilosoofia, mis kandis teda ilusti läbi rohkem kui 100 aasta, et on nagu on ja tuleb, mis tuleb, et nagu ühel hetkel on see, et loomulikult mingi hetkeni, mingi piirini võib võidelda, et asju muuta oma äranägemise järgi paremaks, aga ütleme, seal on ka võib-olla mingi hetk, kus mingite asjadega tuleb leppida, et nagu see tasakaalupunkti äratunnetamine, et see on keeruline teema ja kuigi samas minu meelest teiselt poolt Tammula järve kostis paugutamist juba siis, või seal oli küll väiksem harjutusväljak, oli juba siis, kui mina sinna kolisin, et see oli nagu selline, ühelt poolt sul on see meeletu looduse ilu ja teiselt poolt sul on selline, ütleme, inimkonna varjukülgi meelde tuletav helitaust nagu seal ka, et seal on olnud kontraste algusest peale. Ja ega siis see kolmikpunkt, riigipiiride kolmikpunkt ei jää ka liialt kaugele, nii et Läti ei ole kaugel ja ka Venemaa ei ole väga Vene piir on ka 40 kuigi seal on ka nüüd omaette teema jällegi, mis ei ole tänase saate teema, aga see, et kust siis täpselt see piir läheb, et mina olen pigem seda usku, et see on meil praegu kontrolljoon. Ja ta tegelikult ka on seda, sest Eesti pole uut piirilepingut sõlminud, nii et aga kas mõnikord on inimestel ikka hirm nahas ka praegu Võrumaal, kui nii rääkida rahvaga? Tead, mulle tundus, et pärast seda Vene-Ukraina sõja algust, mulle tundub, et pärast seda natuke aega oli see, kus Võrus näiteks kinnisvara tuli väga palju müüki, nii et ilmselt ikkagi oli hirm. Ja mingi aeg oli väga vaikse, väga kuidagi nagu arendati vähem või tehti vähem, aga näiteks praegu Võru vanalinnas on niisugune suur efektne palkmaja, eks ole, on kunagine Võru haigla, mis seisis väga pikalt sellise tühja kurva tondilossina. Sinna tuleb nüüd väga uhke korterite arendus, kv.ee saab vaadata, 3000 eurot ruutmeeter, aga selles mõttes, et see maja on tehtud väga ilusaks ja siis ma nagu näen siin ja seal veel nagu neid uusi katuseid, seda, et maju renoveeritakse, nii et kuidagi nagu see et see elu ikkagi käib ja siis nüüd sellest sügisest tuli Võrru uus see kool, eks ole, Kood Võru, kus saab õppida siis IT-d ja koodi kirjutamist. Et selles mõttes siiski nagu areneb ja elu käib ja tegelikult see on ju meie elu ja aeg läheb ja selles mõttes, et kuidas sa nagu istuda tekk üle pea ja väriseda natuke aega ju võib, aga niimoodi läheb ka elu mööda. Kas sa oled oma uksele kleepinud ka sildi Tanva ei pruuki võro kiilt? Kui ma sinna selle korteri ossin, siis oli aia peal väga tore silt tekstiga Purõi ja Pini. Purõi ja Pini. Kuigi see naabrite koer tegelikult oli päris sõbralik, ma hiljem sain aru, aga... No see ainult paistis nii. Aga häid inimesi ta ei pure arvatavasti, aga kuidas siis selle värgiga on?
No mina oskan öelda mõned toredad laused, et umbõhää ja aiguomm ja mõned sellised toredad, et ma ikka päris, ma vabalt ei räägi või selles mõttes, ma pigem ikkagi räägin eesti keelt, aga ma loen ja ma saan päris hästi aru, sest et no ma olen sündinud, kasvanud Tallinnas, ma vaatasin lapsena Soome televisiooni ja seal on see ühisosa. Ma seepärast just küsin, et Põhja-Eesti inimesele on see Lõuna-Eesti keeleruum ikka väga teistmoodi ja kirjanik on ju keeletundlik inimene, nii et see võib olla ühel hetkel paras väljakutse. Aga ma saan aru, et see on väljakutse, mille sina oled vastu võtnud, lisaks teistele nimetatud väljakutsetele. Ja no mulle see väga meeldib, et selles mõttes, et samas ma usun, et nagu tegelikult ju sünnib ka võru keeles väga toredat kirjandust ja nagu, aga ma siiski usun, et sellega võiksidki tegeleda need, kes on sealt pärit, et ma jätan selle nagu nende osaks, et ühesõnaga, et järgmine sinu romaan ei tule võrukeelne, kuigi tegevus võib olla Võrumaal. Ja. On siis või ei ole? Tead, mul tegelikult on küpsenud siin hoopis ühe reisiraamatu käsikiri, sellepärast, et ma olen päris palju Euroopas reisinud, mul on ütleme Lääne-Euroopas peaaegu kõik riigid läbi käidud ja kuna ma olen sellest nagunii kirjutanud reisikirju ajakirjandusse ja oma blogisse, siis tegelikult sellest saaks ühe päris toreda kogumiku, kus ilmselt siis oleks Võru linna üsna vähe. No siin tõmbab ikka lõuna poole, Eestis siis Võrumaa ja Euroopas Hispaania, Lõuna-Prantsusmaa, Occitania ma saan aru ja seal need Vahemereäärsed Prantsusmaa piirkonnad? No ma tegelikult just tegin lõpuks ära selle, mida ma olen ammu tahtnud. Ma tellisin ära selle DNA testi, kus nad ütlevad, kus su juured on või kuhu need tagasi ulatuvad, sellepärast, et mind väga huvitab see, et vaata, mu juured on Muhus ema poolt. Ja räägitakse ühest laevast seal. Ja seal on see mingi legend sellest mingist hispaanlaste laevast, mis läks kuskil seal Saaremaa läänerannikul kunagi põhja ja minu Muhu vanavanaemal olid pulksirged, väga pikad süsimustad juuksed ja tema sisekujunduseelistused olid ka sellised, et ta värvis põrandad roosaks, seinad kollaseks ja ahju türkiis-siniseks, et ei ole nagu väga eestlaslikud valikud ja võib-olla kogu see minu, et natukene tõmmu ja siukene päikeseline temperamentne, et nagu mul on ikkagi tõsine kahtlus, aga ma väga tahaksin teada just, et kuhu need juured ulatuvad. Nii, kas tulemused on teada? Veel ei ole, jah. Ma alles tellisin ära, aga selles suhtes, et seal on see, sest näiteks mulle meeldib väga Hispaania, ma tunnen end seal väga koduselt, aga samas, kui ma olen käinud Kreekas, siis seal nad tervitavad mind kõik nagu kadunud tütart, kes on koju jõudnud. Selles mõttes, et ka mingid prouad, kes on näiteks hotelli vastuvõtus või kuidagi nagu, mind on seal ikka väga-väga soojalt vastu võetud. Aga Lõuna-Prantsusmaa on ka tore ja ma põristan R-i. Nii et see sobib sinna hästi. Aga mis on siis sinu lemmikpiirkonnad seal Lõuna-Prantsusmaal või lemmikkohad? Lõuna-Euroopas? Tead, seda ongi väga raske öelda, sest et mulle meeldivad Portugal, Hispaania, Lõuna-Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka, et ma arvan, et võib-olla esikolmik, aga ma ei tea, mis järjekorras olekski Hispaania, Kreeka, Lõuna-Prantsusmaa, aga nad kuidagi, kogu see piirkond, selles kõik see loodus, see arhitektuur, toit, inimesed, see kõik mulle meeldib seal väga. Sulle ka, ma tean. Jah, aga ma olen teinud oma kindla valiku ja see on Hispaania. Kreekast ma ei tea peaaegu mitte midagi, aga Lõuna-Prantsusmaal mul läks ükskord autorikki ja see oli väga kole. Aga me ei räägi täna minust. Et mis on see koht, kus sa veel käinud ei ole Euroopas? Mul on 4 pisiriiki tegemata, ma ei ole jõudnud Andorrasse, Liechtensteini, San Marinosse ja Vatikani ja siis mul on ilmselgelt nagu Valgevene ja Ukrainaga praegu suhteliselt kehvasti või nende külastamisega ja siis mul on seal Rumeenia, Bulgaaria, mul seal ümber, seal Balkanitel on ka natukene nagu halle laike, aga ausalt öeldes sellega oli see, et ma käisin Montenegros ja Bosnia-Hertsegoviinas ja Albaanias ja ühesõnaga just need endise kunagise Jugoslaavia alad, tead see, selle aja lapsena sa tunned selle post-sovjeti vaibi ära ja mul hakkas vastu ja siis mul oli see, et ma mõtlesin, et ei, ma nüüd praegu edasi ei jaksa. See oli endine Jugoslaavia siis? Jugoslaavia piirkonnad, kus sa käisid? Jah, sest et seal on kuidagi see, et kui muidu nagu see Vahemere rannik, eks ole, ongi kõik nagu selline väga nagu mõnus ja siukene hedonismi soosiv, aga siis kuidagi nagu seal
seal ütleme Montenegros või ma isegi ei tea, Montenegro ja tegelikult võib-olla ka Horvaatias ma tundsin natukene seda röövkapitalismi vaibi, mida võib-olla mingitel aegadel oli ka Eestis, et seda, et turistilt üritatakse raha ära võtta, midagi väga head vastu pakkumata, sellepärast, et vaata Hispaania, Kreeka, Lõuna-Prantsusmaa, Itaalia, need on nii vanad turismimaad, et isegi kui sa lähed turistilõksu sellisesse söögikohta, siis suure tõenäosusega vein on ikkagi hea, toit on ka tõenäoliselt ikkagi enam-vähem, aga seal nagu tõesti oli see, et hinnad olid kohati, näiteks Horvaatias hinnad olid kohati kallimad kui Itaalias, aga samas see kvaliteet ei olnud ligilähedanegi. Mitte igal pool, aga nii ja naa. Me peame hakkama oma saadet paraku kokkupoole tõmbama, et mainisime, et sinult on tulnud 7 raamatut. Ja nüüd tuleb siis varsti järgmine raamat ja ma saan aru, et selle tegevus on sealt samast Lõuna-Euroopast siis pigem. No see pigem oleks niisugune reisilugude kogumik, aga vaatame selles mõttes, et aigu on, nagu nad seal lõunas ütlevad. Väga hea, väga hea. Me oleme ju kõik siin elus mõnes mõttes reisijad, aga väga hea on teha tähelepanekuid ja mõnikord vaadata tagasi, et kuhu me jõudnud oleme. Ja selles mõttes ma julgen öelda, et sina oled praegu poolel teel, et ikka päris palju on ees ja teha ja avastada ja kirjutada. Aga kui sa tagasi siiski vaatad, siis mida sa tooksid siit sellest 7 raamatu seast kõige rohkem esile? Tead, öeldakse, et looming ja lapsed on natuke sarnased, eks ju. Et raske on lemmikut valida või mõnes mõttes sa nagu ei tohikski. Et seal on kuidagi nii, et Lenda minuga, see minu esimene romaan kindlasti nagu ta mingis mõttes naljakal kombel on võib-olla kompositsiooniliselt isegi nagu kõige parem või terviklikum, sellepärast, et see oli esimene ja siis ma ikkagi proovisin mingeid reegleid järgida, aga et pärast ma hakkasin võib-olla rohkem eksperimenteerima. Aga see on mulle väga südamelähedane, seda enam, et seal on ikkagi see tööalane osa või see lennunduse osa, mis seal on, sai väga palju inspiratsiooni minu töökogemusest Estonian Airis. Sa ju seal lendasid ka palju. Jah, ja selles mõttes, et kui ma nägin väga lähedalt seda kuidas, või tegelikult see oli Rahvusliku lennukompanii hea aeg, toodi uued lennukid ja juhtus palju toredat. Ja ma arvan, see viimane, see Kaneelimaja ja Paradiisiaed, see raamat ka on selline, et kuna see on nagu päris, teised on siiski nagu ilukirjandus, et seal on nagu on kasutatud päriselu inspireerivaid elemente, aga on ka päris palju fantaasiat juurde põimitud, aga see Kaneelimaja ja Paradiisiaed, see on ikkagi tõesti tõsieluline raamat, kus võib-olla mõni ilukirjanduslik liialdus leidub, aga siiski see on nagu päris elu ja see on kuidagi, mul on selline tunne, et seal ma leidsin võib-olla seda oma häält nagu rohkem kui varasemates raamatutes, et see oli ka väga palju, selle raamatu sünd oli väga palju seotud sellega, et selle mõttega, et inimestel, kes seda loevad, eriti tõenäoliselt naistel, eriti tõenäoliselt pigem võib-olla 40+ naistel, et see kuidagi teeks neile rõõmu ja annaks lootust ja inspireeriks ennast mitte maha kandma ja elu nautima. Aga vaat nüüd küll minu kõige viimane küsimus, et praegu on ju kaamos. Mis annab sulle elurõõmu? No minul on praegu see, et ma õppisin eelmine aasta selle sõna, mina olen jõuluhoolik, et ma tohutult naudin seda advendiaega ja seda jõuluootust, et ma kuulan jõululaule ja mulle meeldib oma kodud ilusaks kaunistada ja käia vaatamas Tallinna ja Tartu ja Võru keskväljakutel jõuluilu ja teha jõulutoite, et ma väga armastan seda pühade aega, et minu meelest ja kusjuures mulle meeldib sügis ja see hilissuvi ka väga, et tegelikult november muidugi minu meelest Eestis, sel aastal ka detsember võiks kanda nime 50 halli varjundit, sellepärast, et nagu lihtsalt need toonid on nagu sellised. Aga selles on ka sellist nagu sumedust ja ilu ja see soosib enda sisse vaatamist ja just kodu hästi õdusaks tegemist ja nagu sellist ja raamatute lugemist. Nii on. Aitäh, Triin-Katariina Tammert, selle rõõmsa vestluse eest. Aitäh, et sa kutsusid. Ja niisugune oli meie viimane selle sügishooaja Raudsaare dialoogide saade. Nii et me upume siin sügiskaamosse, talvekaamosse, aga nagu te näete, on võimalik jõuluilus
leida seda rõõmu, mis meid erksamaks teeb ka selles olukorras, kus me praegu oleme ja varem või hiljem tuleb taas kevad. Nõnda on, olge terved, kõike paremat teile ja soovime häid pühi!